et kui me tahame olla õnnelikud ja me ütleme, et õnnelikkus on viimne nagu väärtus, mille nimel me elame ja siis me ütleme, noh, et laseme kõik vanad ära surra ja siis noh, oleme õnnelikumad siin ja raha rohkem ja nii edasi. aga et kui ta toob sellise näite, et kui mul on valida, et kas ma lähen õhtul kontserdile ja olen õnnelik, sest seal on nagu nauditav, või ma lähen haiglasse oma surijat venda vaatama. Siis ma tean väga hästi, et see õnnelikkus ei ole viimne suurus, mille nimel ma elan. Et ma lähen haiglasse oma surijat venda vaatama. Ja teinekord sageli, kui küsitakse, et kas soovid eutanaasiat, siis ei räägita lahti, et mida see täpselt tähendab. Ja teinekord haiged ütlevad, et ma tahan küll, et mind ravitakse, aga lõpuks, kui neile lahti räägitakse, et see tähendab, et sind tapetakse ja su elu lõpeb ja pakkuda oleks kaasaegne palliatiivne ravi ja räägitakse lahti, mida see tähendab ja et see kõigi selle sügavate põhimõtetega, võib-olla me tuleme selle juurde veel, siis väga sageli ja kirjanduses on see korduvalt toodud välja, patsiendid ütlevad, no loomulikult ma ei taha tapmist, et ma tahan ikka seda, et mind nagu ravitakse, et noh. Tere, head kuulajad! Hiljutine Riigikohtu otsus Paul Tammerti asjas ning elulõpu tahteavalduse seadusesse kirjutamine on taaskord toonud ühiskondlikku arutellu abistatud enesetapu ja eutanaasia ning nende ühel või teisel moel seadusesse kirjutamise. 6. mai otsuses märkis Riigikohus, et niisugune õiguslik olukord, kus vabasurma abistamisele kui teenusele pole sätestatud kindlaid reegleid, ei peaks edasi kestma ning seadusandjal tuleks kehtestada kiiremas korras õiguslik raamistik. 18. juunil võttis Riigikogu vastu seaduse, millega loodi täisealistele patsientidele võimalus koostada tervise infosüsteemis elulõpu tahteavaldus. Tahteavaldusega saab määrata, milliseid tervishoiuteenuseid patsient elu lõpus soovib või keelab, kuid ei saa taotleda eutanaasiat. Taas puhkenud ühiskondlikus arutelus eutanaasia ja abistatud enesetapu reguleerimise üle jäävad paljud hääled seisukohale, et see võib küll olla vajalik samm pikas perspektiivis, kuid Eesti ühiskond ei ole vähemalt eutanaasia legaliseerimiseks veel küll valmis. Ministeeriumid ja Riigikogu küsimusega veel edasi liikunud ei ole. Seega on regulatsiooni tulevik siiani ebamäärane. Et aga ühiskondlikul diskussioonil on vähemalt teoorias oluline roll seadusandja suunamisel, oleme täna siia kutsunud neil teemadel arutama 2 külalist, kelle perspektiiv põhineb pikaajalisel ja isiklikul kogemusel. Tere, doktor Tiina Tasmut ja professor Meigo Remmel. Meil on eriliselt hea meel, et just teie olete täna meiega siin ja selleks, et ka vaatajad saaksid parem aru saama teie seotusest selle teemaga, kas te saaksite paari sõnaga ennast tutvustada selle juures, kuidas teile endale mugavam on? Tere! Minu nimi on Meigo Remmel. Olen pereisa. Mul on naine ja 2 täiskasvanud last, kes on mõlemad abielus. Nendel on kokku 2 peale 6 last, ehk ma olen 6 lapse vanaisa. Nad on kõik 1 ja 6 aasta vanused, nii et selline tore periood tegelikult elus. Kutsumuse mõttes olen ma olnud vaimulik 35 aastat ja hariduse poole pealt kõigepealt õppisin kurtide õpetajaks ja töötasin Tallinnas. Omal ajal oli selline asi nagu Keskhaigla, nüüd on see Ida-Tallinna Keskhaigla, töötasin kõrva, nina, kurgu osakonna juures olnud kuulmisrehabilitatsiooni keskuses ja tegelesin põhiliselt nende inimestega, kes siis kaotasid täielikult kuulmise. Ja seal oli nagu selline elutahte kadu, tihtipeale oli depressioon, oli vaja õppida suu pealt lugemist, mis on väga keeruline kunst, sest me kõigi suud on erinevad ja tuleb õppida üks inimene korraga. Aga samal ajal paralleelselt ma olin siis ka alguses noortepastor ja kogus abipastor ja siis 91. aastast täpselt siis, kui Eesti sai iseseisvaks ametlikult, siis ma liikusin Tallinna Kalju kogudusse, kus ma olin siis nii-öelda vanempastor või see, kes koguduse terviku eest hoolitseb. Ja praktiliselt kohe ka siis kutsuti mind Tallinna meditsiinikooli õppejõuks just eetika ja religiooni teemadel. Kuna Nõukogude Liit lagunes ja Eesti sai iseseisvaks, siis kõik see nii-öelda Nõukogude
kommunistlik propaganda ained kõik tõsteti välja õppekavadest ja korraga oli vaja õpetada. Ja siis ma hakkasin õpetama, ma ei teadnud, mis asi see eetika on kõik, aga siis ma hakkasin õppima ka ja ma läksin magistrisse edasi juba välismaale ja tegin tegelikult 2 magistrit lausa ja sattusingi nagu sinna eetika otsa, sellepärast, et mul tekkis korraga nii palju neid kõrgkoole, kus ma õpetasin. Ja sellest ajast peale olengi ma tegelikult eetikaga tegelenud ja olen tänulik Jumalale, et see on niimoodi läinud elus. Ma olen Tiina Tasmut ja olen eelkõige ma koen, et ma olen selline kliinitsist, arst. See on sügavalt mu sees ja see kindlasti tundub igate moodi see nii peres kui sõpradega suheldes, et see on mulle tähtis. Kui nüüd Meigo rääkisin oma perest, ma olen ka vanaema, meil on 5 lapselast ja need on nii-öelda rõõmutabletid meil ja jõudu andvaid nii vanavanematele kui vanematele, et see on jõuallikas. Teinekord patsiendid küsivad mu käest või kolleegid, et kuidas sa oma töös jaksad ja siis ma ütlen, et need on 1 tabletid, et ma jaksan. Ja siis selle teemaga ma olen kokku puutunud muidugi arstina, sest ma olen onkoloogina töötanud aastakümneid. Tartu Ülikooli ma lõpetasin 83, et see on siis 42 aastat tagasi. Ja siis onkoloogina ja siis mind huvitas väga, kuidas paremini saada need rasked haiged elu lõpul aidatud. Ja kuna ma läksin väitekirja tegema Soome ja mu väitekirja teema oli valuteema, siis ma jätkasin seal veel lisaõpinguid kliinilise valu lisakoolituse 2-aastase ja siis ka palliatiivse ravi 2-aastase koolituse. Käisin seal läbi ja siis töötasin ja töötan praegult ka just nende surijate haigetega, raskete haigetega, eelkõige konsultantina Helsingi Ülikooli haiglas ja ka hospice'is, Helsingi hospice'is 23 aastat. Teen seda praktilist tööd, aga samas ma olen ka nagu Soome ühiskonnas üsna aktiivselt sõna võtnud nii meedias kui sõnas ja igal pool selles suhtes, et mida võime teha, et see elu lõpp oleks võimalikult inimväärne ja tänapäeva meditsiini tasemele vastav. Ja olen niimoodi saanud neid mõtteid ise mõelda ja lugeda ja see teema on mulle sellepärast südamelähedane. Ja olen osalenud nüüd nendes rahvaalgatuse debattides, mida Soome ühiskonnas on käidud, kuna seal teatud rühm soovib seda eutanaasia seadust legaliseerida, siis on ka riigi poolt selline asjatundjate rühm töötanud, mina nende hulgas, kes oleme nagu teaduspõhiselt ja kogemuspõhiselt neid asju käsitlenud. Aitäh teile ja enne kui me asume päris niimoodi selliste kesksete küsimuste juurde, siis igaks juhuks selgitame terminid ka üle, et meie ja saatekuulajad ja kõik teised saaksid neist ühiselt aru. Eutanaasial meil on ju 2 mõistet tegelikult, nii passiivne kui ka aktiivne eutanaasia. Üldiselt vähemalt oleme lugenud, et räägitakse mõlemast. Viimasel ajal on hakatud ütlema, et selle liigitamine võib-olla on isegi segadust tekitav, et on jäädud selle juurde, et on olemas siis aktiivne ehk siis ainult eutanaasia, mis tähendab, et meedik aitab kellegi elu lõpetada ja siis öeldakse, et on ravi lõpetamine, mis tähendab, et siis on mingisugused kunstlikud abivahendid, mis aitavad võib-olla inimesel olla pikemalt veel elus, aga kui ravi ei ole enam produktiivne, siis tegelikult seda ei ole mõtet või ei lubata või lausa teha. Ja siis lõpetatakse nii, et seda ei peeta nagu enam passiivse, või seda ei nimetata passiivne eutanaasia, see tekitab võib-olla ikkagi see küsimus, kas keegi tahtis kedagi ära tappa.
selge. jah, see asi tuli välja ka meil seal asjatundjate rühmas Soomes, kui olime, seal oli umbes 7 juristi ja sama palju või pisut rohkem arste, et juristid kippusid ikka rääkima passiivsest ja aktiivsest eutanaasiast ja arstid on nagu läänemaailmas väga selgel seisukohal, et mingisugust passiivset eutanaasiat ei ole olemas, see on alati aktiivne tegevus. Et see on sama nagu passiivne maraton või aktiivne maraton, et alati on tegevus sellega seoses. No siis see on meie ametihaigus. vanemas kirjanduses oli see kogu aeg sees, aga viimasel ajal, meditsiin ise areneb ka, teadmine sellest ilmselt areneb, et see toob mõtteselgust võib-olla, et kas tahtlus on ka väga oluline, eks ole, kas kedagi taheti tappa või taheti talle leevendavat, mida iganes leevendavat ja nii edasi, et jõuame sellest veel rääkida, aga ja see on väga tähtis, et need terminid võtame kohe siin alguses ette, sest see on üks oluline koht, kus minnakse nagu metsa, et räägitakse väga erinevatest asjadest ja sageli tuleb see välja näiteks sellistes rahvaküsitlustes, kus inimestele ei selgitada, mida mingi mõiste all mõeldakse. Ja siis tõlgendatakse nii, nagu see tõlgendaja seda soovib. Esimesena mul tuleb meelde sellise koha pealt, oli väga suured pealkirjad näiteks Soomes lehtedes aasta tagasi oli see vist, et Soome meditsiiniõed on kindlalt eutanaasia nagu soovivad eutanaasia seadust ja siis toodi välja, et üle pooled medõdedest ütlesid, et nendel ei ole midagi selle vastu, et eutanaasia seadus legaliseeritakse Soomes, vastupidi, nad sooviks, et see tuleks. Ja kui me nagu süvenesime, et mis küsitlus see oli ja kuidas, mida ei toodud, siis lehes, räägime küll pealehest Soomes, aga ei toodud välja, et ainult 6% Soome medõdedest oli küsitletud. Tähendab, kes vähegi on puutunud teadusega kokku või üldse küsitlustega, et millest me räägime, keda nagu küsitleti. Ja teinekord sageli, kui küsitakse, et kas soovid eutanaasiat, siis ei räägita lahti, et mida see täpselt tähendab. Ja teinekord haiged ütlevad, et ma tahan küll, et mind ravitakse, aga lõpuks, kui neile lahti räägitakse, et see tähendab, et sind tapetakse ja su elu lõpeb ja pakkuda oleks kaasaegne palliatiivne ravi ja räägitakse lahti, mida see tähendab ja et see kõigi selle sügavate põhimõtetega, võib-olla me tuleme selle juurde veel, siis väga sageli ja kirjanduses on see korduvalt toodud välja, patsiendid ütlevad, loomulikult ma ei taha tapmist, et ma tahan ikka seda, et mind nagu ravitakse, et kui teha küsitlusi ja kui me loeme neid, siis tuleb väga kriitiliselt lugeda neid ja selle põhjal teha kokkuvõtet. Ja siis on meil veel termin abistatud enesetapp, mis on siis see olukord, kus arst ei tee seda tegu, aga ta aitab sellele kaasa või siis teine inimene aitab sellele kaasa. Saan ma õigesti aru? Jah, aga arstil on seal 2 kohas nagu oluline osa. Üks on see, et ta nendes maades, kus see on legaliseeritud või lubatud, seal on arst kõigepealt, kes ütleb, et see patsient kuulub, et talle võib seda teha abistatud enesetappu. Ja teine koht on see, et kas ta ise annab selle ravimi talle või kirjutab talle retsepti välja. Et kui me räägime autonoomiast, siis see ei ole autonoomne tegu ainult patsiendi enda otsustada, vaid siin on tugevalt nagu arst tegevuses. Ja ma lisaks veel seda, et nii nagu mina olen mõistnud, et eutanaasia on spetsiifiliselt see termin, mida seostatakse meedikuga. Aga abistatud enesetapp, keegi võib abistada kedagi ennast tappa, aga ei pruugi üldse olla arst ega meedik. Et see on palju laiali valguvam termin ja ma arvan, me siin Eestis ka see diskussioon on tegelikult näidanud seda, et suvaline inimene võib hakata kedagi aitama ja see ongi see suur probleem, et kuhu me niimoodi välja jõuame. Aga abistatud enesetapu puhul ei saa ka ilma arstita selles mõttes, et ikkagi arst on see, kes tavaliselt need kriteeriumid, mida öeldakse, et me teeme väga ranged reeglid, et see need kriteeriumite järgi
küsitakse ju arstilt, et kas see on see olukord, vähemalt nende maade kogemustes, mis ta on. Ja meditsiinieetika, arstieetika seisukohalt mina isiklikult olen seda meelt, et siin ei ole eetiliselt mingisugust vahet, kas on eutanaasia või abistatud enesetapp. Mõlemad on tahtlikud, mõlemasse vajatakse arsti, võib-olla selle viimase nõelatorke teeb õde või kes tahes, aga see ilma arstita, seda ma ütleks, et see kahjuks, aga mingil juhul see ilma arstita ei saa toimida. Aga rääkides nendest uuringutest, mis tihtipeale võivad osutuda veidi eksitavaks, siis ERR vahendas mõnda aega tagasi, et Tartu Ülikooli teadlaste hiljutine uuring leidis, et 70% Eesti arstidest toetab eutanaasia abistatud enesetapu legaliseerimist. Seal muidugi tuli välja ka väga huvitav asjaolu, et suurema tõenäosusega toetasid legaliseerimist need arstid, kes olid sellega vähem palliatiivraviga ja surijate hooldusega ise vähem kokku puutunud. Aga kuidas te kommenteeriksite, mis võib olla see põhjus, miks on see protsent nii suur, et see võrreldes varasemate uuringutega on ju väga palju kasvanud? See on täpselt sama, mis on Soomes. Et Soomes on võimalik spetsialiseeruda siis palliatiivsele ravile, tähendab arstid koolitada ennast sellel ja siin on täiesti erinevad vastused nendel, kes on spetsialiseerunud palliatiivsele ravile ja muud arstid. Peaaegu kõik, vähemalt suurem osa, mul ei ole praegu peas see number, minu meelest see kuskil 70% palliatiivse ravi spetsialiste arste on vastu eutanaasiale ja kuskil 10% oleks valmis võib-olla ise mõtleks, et võiks seda ehk abistatud enesetappu ehk mingitel eriolukordades teha. Kusjuures arstkonnas üldiselt Soomes on 50-50, et pooled ütlevad, et võib teha ja tasub legaliseerida, pooled ütlevad, et mitte. Ja ma ise näen seda selles, et väga palju tuleb välja seda, et ka mu head kolleegid, arstid, nad ei tea, mida tegelikult tänapäeval võib teha inimeste aitamiseks seal elu lõpus. Ja kui ma mõtlen, mis on palliatiivse ravi eesmärk ja terminaalravi eesmärk tänapäeva mõistes läänemaailmas, võrreldes eutanaasia abistatud enesetapuga, siis need ühine on see, et tahetakse, et elu lõpp oleks võimalikult inimväärne. Ja kuidas seda tõlgendada on muidugi oma lugu, aga see tahe on nagu see. Ja see, et mida nüüd palliatiivravi ja terminaalravi võimaldavad tänapäeval anda, seda ei osata ja ei tunta ja ma ise ka, kui ma olen selles maailmas sees, ma näen, kuidas see kogu aeg areneb, mida me kõike saame teha nii organisatoorselt kui ütleme puhtmeditsiiniliselt ravimitega. Et ma arvan, et see väga palju on seotud sellega, et ei teata, et mida kõike võib teha, aga loomulikult on inimesi, kes kõigele vaatamata, kui ka öeldakse, et see on tegelikult Kanadas ka välja tulnud nende patsientide juhtude korral, et kas või on algstaadiumis vähk ja öeldakse, et 100% elulemus tähendab, et täiesti terveks saab sellega ja see inimene ütleb, et ei, ma ei taha, mul on võimalik, riigi poolt võimalik tasuta saada seda abistatud enesetappu või eutanaasiat. Et on inimesi, kes lihtsalt ei võta seda vastu, mis neile pakutakse, see on eriküsimus muidugi. Aga siis arsti seisukohalt eetiliselt see on nagu väga raske olukord, et kui üks seadus legaliseeritakse, et kas seda on üldse võimalik niimoodi teha, et see on inimväärikust austav ja selline nagu meie põhiseadus on, eks ole, paragrahv 16, et õigus inimese elule ja õigus tervise kaitsele paragrahv 28, et need saaks nagu täidetud, et arst teeks oma koolituse põhjal ja oma parima ja neid võimalusi on palju. Et sellised mõtted tulid praegu. Ma lisaks võib-olla seda, et
olles just siin, mõtlesin just, et üle 30 aasta juba on nagu see teema olnud minu laual, ma olen juhendanud mingeid töid, eks ole, lugenud ise, õpetanud ja need uuringud, mis viimase ütleme see 30-40 aasta jooksul on tehtud, näitavad hästi suure pintsliga tõmmates niimoodi, et need inimesed, kes hoomavad rohkem ja täpsemalt, mida tähendab suremine ja põetamine ja elu lõpp, kõik nagu, kes on selle alaga nagu rohkem spetsiifiliselt kursis, nemad on konservatiivid. Nemad ütlevad, et just nii nagu sa ütlesid, Tiina, et nii palju on veel teha. Mu tädi Teisi Remmel, kes on surijate põetuse Eesti maalelu tooja võib-olla isegi ja siiamaani aitab inimesi kuni siin väga kuulsate inimesteni välja, et tema ikka kogu aeg ütleb, ta õpetab seda, ütleb, et siis, kui enam midagi ei saa teha, ravimates on võimalik väga palju veel ära teha põetuse mõttes, eks ole, ja surit. Ja nüüd need küsitlused näitavad nagu seda, et see võhik või tänava küsitlus ei näita tegelikult nagu midagi, sellepärast, et inimene, kes midagi ei tea, see täpselt sama asi on, eks ole, võtame siin Ukraina sõja või, et las lepivad kokku seal, eks ole. Ja inimene, kes on seal põllul, saab aru, mida tegelikult tähendab nagu see sõda, kuidas inimesed nagu hukkuvad ja mis on. Et võhik ei saa nendes teemades nagu tegelikult pädevat otsust langetada ja selles mõttes on väga hea meel, et Tiina on meil ekspertinimene, kes selles valdkonnas räägib. Muidugi nüüd välja suumides võib ka ju niimoodi öelda, et ikkagi ka maailmapilt, meie maailmavaatelised veendumused, kogu see, kuidas me üldse elu näeme, tulevad sisse. Ja seda ma olen tähele pannud nüüd aastakümnete jooksul küll, et ka Eesti ühiskondel on läinud selle suhtes kogu aeg vabameelsemaks. Et kõik küsitlused kogu aeg liiguvad nagu selle poole, et rohkem ja rohkem. Eesti Kirikute Nõukogu korraldab ju iga 5 aasta tagant elust, usust, usuelust uuringuid, religioonist, sotsioloogiline, seal on eutanaasia küsimus ka, nüüd tuleb sel aastal jälle, ma olen selles töörühmas, jälle tuleb need küsimus, abistada enesetap. Ja kui vaatame trendes, me näeme, et kogu aeg inimene on Eesti ühiskonnas muutunud nagu vabameelsemaks. Aga teadmust ei ole juurde tulnud, ma arvan. Et see ongi see, et väga pinnaliselt, nagu me oleme klikkide ja pealkirjade inimesed tegelikult tänapäeval juba ja sotsiaalmeedia, mingid lood võib-olla, eks ole, tekitavad seda, et inimesed väga kergekäeliselt ütlevad neid asju. Aga kui ma ei ole arst, aga kui ma olen arstide seltskonnas, kes asja tunnevad, oot, võtame tempo maha, nagu vaatame, mis tegelikult see tähendab. Ja nagu see ka, et seda asja on tegelikult ikkagi väga palju nagu arstide hulgas mõeldud ja tehtud otsuseid nagu sellised, mis peaksid panema mõtlema neid riike, kes veel ei ole kindlat seisukohta võtnud. Me teame, et 93% riikidest ei ole kas eutanaasia või abistatud enesetappu legaliseerinud, suurem osa siis 93%. Et Euroopa maades 20% on jomkumb see kasutada ja siis kogu maailmas 6%, nii umbes kirjanduses see on. Aga kui ma mõtlen seda, et mina väike inimene ja minu see ringkond, kus ma liigun ja nii edasi, on nagu mõelnud ja kirjutanud ja arvanud, aga kui ma mõtlen nagu suuremalt seda, et näiteks arstide liit, maailma arstide liit on eitaval seisukohal eutanaasia ja abistatud enesetapu suhtes. Kõik Põhjamaad, kaasa arvatud Soome, kus ma nagu aktiivselt elan ja olen tegevuses, on tähendab eutanaasia suhtes eitaval seisukohal, et miks siis teatud maad või arstid teisiti teevad, et see on nagu see küsimus, aga selles alles aasta tagasi Soome arstide liit, kes esindab siis Soome arstkonda, üle 20 000 meid seal on, et see võttis seisukoha, et endiselt ei toetata abistatud enesetappu ja eutanaasiat Soomes, arstide liit ja arstkond, nii kui me oli juttu, et on siiski see nagu keskne selles tegevuses, kui riik nagu otsustab või ühiskond otsustab seda, et seda tuleks nagu võimaldada. Aga ühte asja ma tahaks veel rõhutada siin kohal, et me teadvustaksime seda, et tegelikult ühelgi maailmamaal ei ole
eutanaasia seadust. See on igal pool kriminaalselt karistatav. Ainult need teatud maad, mida me alati loetleme, et seal on lubatud, see tähendab seda, et nendel maadel ei karistata teatud tingimustel eutanaasia läbiviimist. Mitte ühelgi maal ei ole seadust, et meie võime tappa, vaid need, kes on legaliseerinud, eks ole, me teame Holland, Belgia, Luksemburg, Kanada, Hispaania, Portugal, noh, kindlasti veel paar tükki, see ei ole nagu praegult siinkohal oluline ja üheski neil ei ole seaduses, et seda võib teha. Ja siis nüüd abistatud enesetapp on jälle erilugu, et see on nagu seadusega ei karistata neid teatud tingimustel, kui see läbi viiakse. Ja seda me teame, et see on Šveitsis, eks ole, millest on juttu olnud, Austria ja Ameerika Ühendriikides üle 10 osariigi. Aga ja Põhjamaades on nii veel, et Taanis ja Norras on isegi kriminaalselt karistatav abistatud enesetapp, kusjuures Eestis ei ole, Soomes ei ole need karistatavad. Et need asjad on ka nagu hea siinkohal välja öelda. Me näeme, et see arutelu eutanaasia legaliseerimise üle käib kuidagi lainetena ja tõusetub üle aastate kogu aeg jälle esile. Ja millena te näete, mis on need peamised argumendid, mida välja tuuakse siis ühelt poolt eutanaasia legaliseerimise poolt, aga samas, mis on need eetilis-filosoofilised probleemid, mida te näete tõusetuvad sellest, kui eutanaasia peaks olema legaliseeritud? Ma hakkan peale ja me võime siin kordamööda rääkida, et ma kõige esmasena võib-olla nimetaks seda, et mis on üldse meditsiini filosoofiliselt meditsiini eesmärk. Ja see läheb juba vana Hippokrateseni välja, et ikkagi aidata inimest, ravida ja mitte kahjustada on see kõige, ära kahjusta, eks ole, või ära tee kahju. Ja nüüd, kui meditsiin pöördub selle eesmärgi vastu, milleks ta üldse on kutsutud ellu, siis me oleme nagu väga suures maailmavaatelises probleemis, et mida tähendab see arstide koolitamine, kui me õpetame neid tegelikult näiteks siis tapma või midagi niisugust, et meditsiini intentsioon ei saa olla see. Ja ma arvan, et see on nagu väga suur konsensus ja see on aastatuhandete pikkune konsensus, mitte lihtsalt niisama, aga sellel vanal Kreeka ajal olid nii-öelda seda eutanaasia teenust tegid hoopis mingid teised inimesed, mitte siis hippokraatiline koolkond vähemalt arste. Ja ma arvan, et kristlik kirik ja kristlik traditsioon läbi ka 2000 aasta on seda sama jalga nagu kõndinud. Et vahel võib-olla süüdistatakse nagu seda, et kirik on kogu nagu, ma ei tea, tõmbab pidurid kõikidele headele arengutele, aga me näeme, et kirik ja ma mõtlen hästi laialt kirikut, eks ole, kristlik kirik ja kristlik traditsioon ja meditsiin ehk tõenduspõhine nagu lähenemine on olnud nagu ühes pool ja siis on mingisugused alternatiivid, kes on proovinud siis ükskõik mida, alternatiivmeditsiin või mingisugused vaimsed praktikad või mida iganes, eks ole, kes pakuvad nagu midagi muud. Ja mulle tundub, et tänapäeva maailmas on nagu väga tugevalt see, et inimese enda kogemus on kõik. See, mida mina tunnen, ongi viimne tõde, eks ole. Ja kui mina tunnen valu või midagi niisugust, siis tegelikult see ongi viimne tõde, aga kas inimene, kes on valus või inimene, kes on kriisis, me teame, et tema teadvus tegelikult ka aheneb või nagu selline arusaam nagu asjadest, et võib-olla keegi teine, kes on tema kõrval, isegi kui lähedane, aga miks mitte professionaal, võib aidata tal nagu avardada seda, mis olukord on, näiteks kas mis on see palliatiivse ravi siis nagu võimalused, eks. Et see on nagu üks aspekt, ma kindlasti saan veel tuua, aga Tiina vahepeal võib midagi muud lisada. No ma ise näen, et kõige suurem argument, mis ette tuuakse, on enesemääramise õigus. Et inimesel peab olema enesemääramise õigus, et ta tahab elust lahkuda, et ta ja siis on need kriteeriumid, enesemääramise õigus ja põhjuseks tuuakse siis, et talumatu kannatus ja siis, et parandamatu haigus levinud kaugele aga ikkagi see enesemääramise õigus on see nagu keskmes ja see autonoomia, et mina otsustan,
mida ma teen ja kui ma mõtlen nüüd oma patsiente, neid ei ole palju, alla 10, kes minu vastuvõtul onkoloogina on öelnud, et noh, doktor, kus on see süstal? Ja me läheme siis asja nagu arutama, et mida ta soovib ja nii edasi. Et siis on need olnud sellised inimesena üsna sellised tugevad isiksused, kes on alati otsustanud oma asju sageli juhtivatel kohtadel või muidu sellised tugevad isiksused, kes tahavad ise kõike määrata. See on nagu üks rühm ja siis ja üks argument enesemääramise õigus ja teine asi, mida räägitakse palju, et on ikkagi seda jah, kannatust, millele ei ole nagu lahendust, mis on talumatu minu jaoks ja seda teed on nagu saadud nendes maades see nii, et kriminaalõiguses on see nii, et ei karistata neid, kes aitavad selliseid haigeid. Ja kui oli küsimus, et kuhu see nagu liikumas on, no siin on nagu ma näen nagu kaks erinevat rühma, üks on need, kellel ei ole seda seadust või lubatust ja teine on see, kellel see lubadus on ja noh, kõige sellisem drastilisem ja minu meelest hirmuäratavam näide on praegult Kanada, kus 2016 legaliseeriti see võimalus eutanaasiale ja abistatud enesetapule, kus oli ranged reeglid ja noh, nii nagu praegult meil ja Soomes räägitakse, et no me teeme sellise rangete reeglitega seaduse ja siis selle järgi hakkame seda teostama ja mis sai nendest nii-öelda rangetest reeglitest Kanadas, et see on täiesti käest läinud see asi. Nüüd 11. augustil, ei ole kuut aega veel, oli The Atlantic Kanada ajakiri, kus on väga pikk artikkel sellest, et Kanada tapab iseennast. Ja seal on nagu need arstid, kes ise on teinud sadu, üks arst uhkusega ütleb, et tema on 600 inimest nii-öelda aidanud abistatud enesetapuga nii edasi, et noh, et seal on see läinud täiesti nii, et näiteks Quebeci selles provintsis on 7% selle piirkonna surmadest on selle abistatud enesetapu või eutanaasia kaudu. 7%. See on rohkem kui Alzheimeri ja diabeedi haiget kokku saavad surmapõhjusena. Ja noh, palju me ütleme aastaid me imestasime, et mis Hollandis toimub ja mis Belgias toimub, et lastele antakse ja need piirid lähevad käest ära, no see on see libeda kaldpinna efekt, eks ole, et kui üks asi lubatakse, siis see läheb käest ära ja see on Kanadas täiesti käest ära läinud, sest seal on selliseid aktiviste, üle 1000 arsti tegelikult Kanadas sooritab ja seda abistatud enesetapu või enesetapu, mõlemad on lubatud. Patsient valib, kumma tahab. Ja et ühesõnaga, et see on täiesti käest ära, et kui vähegi nagu mingi maa tahab vaadata kõige hullemat, mis võib juhtuda nende haavatud elanikkonnaga, kuidas seal vanuritega neid asju otsustatakse, et ei ole sellist enam nagu piirigi, et mis võiks olla takistuseks. Ja noh, see on nagu see üks liin ja teine on siis see, kes nüüd nagu Eesti ja Soome, et noh, et me peaks ka ikkagi nagu järgi jõudma ja peaks ikka ka arenema nagu sinna õiges suunas, aga tegelikult näiteks Kanadas ei ole palliatiivne ravi nii arenenud, kui ütleme Soomes on või eesriini, kus Inglismaal, kus kõik alguse sai. Et nagu kanadlased selles artiklis ka ütlevad, et lihtsam on saada sotsiaalametist seda ratastooli puudega inimesena või lihtsam on saada, eutanaasiat kui sotsiaalametist ratastooli.
et seda saab ilma rahata ja see asi korraldatakse ruttu ära ja see on ilma rahata. Ja paljud need haiged just toovad esile, et ma ei suuda maksta neid makse, mis mul on vaja oma puude tõttu või raske haiguse tõttu ja siis on telefonisüsteemid, kuhu saab helistada ja see asi korraldatakse ära, et noh, lugege, olge head inimesed, seda The Atlantic 11.8.2025. Ma lisaks veel siia juurde, kui madalmaades siis Belgia ja Hollandi nemad läksid selle peale, siis seal juhtus väga huvitav nagu fenomen ja ma arvan, et see teistel ka, ma ei ole lugenud neid uuringuist, et vanemad inimesed ei julgenud enam haiglasse minna, sellepärast, et tekkis sotsiaalne surve, et olete juba nii vana ja nii haige ja aga meil on ka selline teenus, et eks ole, te võite ju seda kasutada. Ja et inimesed tegelikult tekkis hirm ja siis olid mõned kuritarvitused ka, kus keegi seal, eks ole, on seal hospiitsis tükk aega ja siis et arst tuleb hommikul tööle ja vaatab, et ma tegin talle süsti ära, neil tuli uus haige sisse, et ei olnud enam vaba voodit. Et kui sellised asjad ka juhtuvad, siis tekib ühiskonnas nagu ärevus, äng, hirm. Ja tegelikult, kui sa oled natukene see haavatav grupp ühiskonnas, siis tegelikult sa oled see potentsiaalne, that's ühiskond tegelikult, et see potentsiaalne juba, kes läheb sinna ahju. Ja et sellist asja nagu, ükski ühiskond ei saa lubada endale lihtsalt. Aga nii nagu sa ütlesid, see libeda nõlva efekt tekib, et kui me juba kuskilt nagu laseme, siis ta lähebki nagu sinna suunda. Nii et mina olen küll väga tänulik ja õnnelik, et siin selles piirkonnad, kus meie elame, et ma mõtlen Eestit, vaid et me oleme püüdnud hoida nagu seda klassikalist meditsiini filosoofilist lähenemist, et inimese elu väärtus senikaua, kui ta elab ja kui ta sureb, siis ta ei sure mitte sellepärast, et me põhjuseme selle surma, vaid ta sureb mingis konkreetsesse haigusse. Ka vanadus on lõpuks nagu mingi haiguslik protsess, millesse inimene sureb. Kui tagasi tulla selle filosoofilisema probleemi juurde, mille doktor Tasmut juba tõstatas, et peamine põhjendus siis eutanaasia legaliseerimise poolt on enesemääramisõigus, mis iseenesest paljudele inimestele nii-öelda peale vaadates, esimese pilguga vaadates selle peale tundubki nagu väga relevantne põhjus, et minul on ise õigus oma keha, oma saatusele otsustada. Kuidas te seda kommenteeriksite? Enesemääramisõigust? Enesemääramisõigus on kindlasti väga oluline. Ja see on nii arsti eetikakoodeksis kui juristid tunnevad palju neid seadusi, mida on võetud vastu inimõiguste assambleed ja komiteed ja kõik, eks ole, ja räägitakse kogu aeg sellest enesemääramisõigusest. Aga see ei ole siiski esmane. Esmane on inimese elu väärtustamine ja alles siis selle järgselt on enesemääramisõigus. Et neid teinekord aetakse segamini, et tähendab inimese elu väärtustamine ja elu väärtustamine ei tähenda seda, et surma võib endale nõuda, et elu peab kindlustama ja tagama ühiskond, riik, eks ole, nii nagu oli põhiseadusega ja nende seadustega, aga enesemääramise õigus tuleb alles pärast seda ja enesemääramise õigust meil ju piiratakse niikuinii, eks ole, inimestena teatud kohtades ja täitsa meie enda huvideski, eks ole, et mina võib-olla tahan minna punastest tuledest, mulle meeldivad punased värvid ja ma lähen üle, eks ole, aga meid piiratakse, et ei, siin on teisi ka, eks ole, ja nii edasi, et samamoodi on ka enesemääramise õigusega, et see on piiratud ja seda tuleb minu meelest mõistlikult ka edasi piirata. See on nii suur teema, aga hästi skemaatiliselt võib-olla korraks tahaks minna natukene ajalukku ka ja ma hakkaks sealt samast võib-olla sellest antiigist ikkagi peale, kust nagu varem juba rääkisime, selline mainline või peavoolu meditsiini praktika taunis täielikult igasugust nagu patsiendi tapmist siis, aga et kus olid mingid nurgatagused, eks ole, praktikud, kes selle raha eest nagu ära tegid, aga kui me vaatame, kuidas Kristus tuleb ja räägib alastaja maalase loo, kus üks inimene vedeleb poolsurnuna maas ja kõik lähevad mööda, aga siis tuleb samaarlane, kes ei peaks üldse temast hoolima, see on teine rahvas, mis iganes, eks ole, ta nopib ta üles, ta viib ta
seal öeldakse, et öömajal, aga tegelikult see tähendab nagu hotelli meie mõttes, eks ole, kuhugi, kus tema eest hoolitsetakse, ta maksab peale. Ja ta ütleb, kui midagi veel, maksame veel nagu ja siis, kui keegi küsib, et kes siis on ligimene, kelle eest peaks hoolitsema, siis mine teie sinna on ta samuti. Ja mitte ainult see lugu, vaid kogu Jeesuse näide nagu tema eluga ka möörab täielikult antiikse inimesse suhtumise, et igas inimes on Jumala näolisus. Igas inimeses me näeme seda, mis on täiesti unikaalne ja ta on väärtus, isegi kui ta on seal poolsurnuna seal tee ääres, eks ole. Ja täna on meil, need hotellid või need öömajad on tegelikult haiglad, kuhu me saame inimesi viia, hospiitsid, kuhu me saame inimesi asetada ja me maksamegi ühiskonnaga peale. Ja siis ütleb, mine teisena nõnda samuti. Et see inimväärtus nagu muutub. Ja mis toimus ju antiigist edasi, juba lähme seal kloostrite juures ka, et kõik need leidlapsed ja vanurid ja haiged, keda keegi ei saanud aidata, need viidi kloostrisse. Seal nende eest hoolitseti, kogu tegelikult meditsiini Tartus, mis antiigist pärandati, läks kloostrites edasi kuni 1000 aastat umbes, kuni lõpuks hakkas see eralduma, eks ole, meditsiini ja kiriku praktika. Nüüd hüpates nagu võib-olla sellesse, ütleme 20. sajandisse siin niimoodi, et kuni natsi kuritegudeni ei olnud sugugi rõhutatud see patsiendi autonoomia. Ja see sõimusõna, mis täna me ütleme, paternalism, eks ole, et tegelikult isa ütleb lapsele, võt täna õue ei lähe, täna oled haige, täna oled kodus, et see oli sellise eluterve suhtumise nagu osa, et keegi, kes on rohkem õppinud, saab anda tarka nõu, mida tegelikult siis patsient võiks nagu teha või nii. Aga natsid kuritarvitasid seda, eks nad keerasid selle mindi üle, tegelikult tekkis see, et aaria rassi arengu nimel võivad mingid inimesed lihtsalt surma minna, eks ole, see on täiesti mõeldamatu, aga nii tehti. Ja teadus korraga arenes, nii meditsiini teadus korraga arenes, meil oli nii palju tulemusi ja kõik, eks ole, täna või kasutame kõike seda ka. Aga mida siis tehti Nürnbergi protsessil, oli see, et need kõik tunnistati inimsuse vastasteks kuritegudeks. Osad nendest arstidest, kes tegid teadusele väga suuri saavutusi, ühiskonna nimel ja maailma meditsiiniteaduse nimel, nad tõmmati oksa. Nad poodi üles sellepärast, et nad midagi niisugust teid, mis on inimsuse vastane. Aga nüüd, kuidas seda ära hoida, et keegi ei läheks enam selle paternismiga niimoodi et enne oli nagu see, et arst ikkagi on targem, on ju, siis see pandel läks täpselt teise äärde, kus öeldakse, et aga inimene ise otsustabki. Arstil ei ole midagi öelda, eks ole, no siis õnneks tuleb see teine printsiip ka, informeeritud nõusoleku printsiip. Et arst ikkagi teab rohkem ja ta peab informeerima. Aga nüüd, kui see patsient ei võta kuulda või tal on oma huvigrupid või need sotsiaalmeedias mingisugune grupp, kes ütleb, kuule mine ja tee seda ära, siis tegelikult arst on ka väga kehvas olukorras. Et mina isiklikult ja puht ka eetika seisukohalt ma ütlen, et see pendel on läinud nagu ühest äärest täiesti teise äärde. Ja see pendel peaks olema kuskil siin keskel, mis tähendab, et patsient langetab oma otsuseid dialoogis kõige paremate spetsialistidega. Eks ole, et see kõige parem teadmus, tõenduspõhine teadmus tuuakse lauale ja ta vaatab seda ja nad arutavad seda ja siis nad langetavad nagu selle otsuse. Et mulle tundub, et kui me lubame nagu seda pendlit sinna nii äärde, et see ongi minu kogemus, minu valu asi ja ma ei kuule üldse kedagi. Miks siis suitsidoloogia toimib teisiti? Suitsidoloogia ütleb seda, et kui inimene soovib ennast tappa, siis ta ei saa täpselt ikkagi aru, mida ta on tegemas, eks ole. Enamus juhtudel inimene lõpuks ütleb, et kuule, kehva lugu oli, eks ole, või üldse ei mäleta, mis on ja nii edasi. Et seal me rakendame kohe ühiskonnana ka seda võimuaparaati, et me püüame seda inimest nagu aidata, ikkagi viime kas või haiglasse põhjumda, ta nii kaua kinni, kui ta tuleb nii-öelda teadvusele. Et sellest võiks pikalt rääkida, aga mulle tundub, et see enesemäärimise õigus on nagu ühe teise äärmuse nagu selline pendelefekt, aga see praktika või meditsiinipraksis ka, mis on normaalne, võiks olla kuskil seal keskel. Aga seoses selle enesemääramisõigusega, see taandub õiguslikule dogmaatikale, eks ole, et kas põhiõigus elule on selline õigus, mille teostamisest inimene saab ise üldse loobuda. Ehk siis, kui meil on sõnavabadus näiteks, siis inimene saab otsustada, et ma praegu olen vait, kuigi ma võiksin rääkida. Aga õigusega elule võib olla täiesti teistsugune olukord. See ei pruugi üldse olla niimoodi, et sul on võimalik sellest samal viisil loobuda.
sest kui sa loobud rääkimast teatud hetkel, siis see ei tähenda, et sa jääksid sõnavabadusest ilma. Sa võid igal hetkel uuesti hakata oma arvamust avaldama. Aga tegelikult on väga kaheldav, kas saab üldse rääkida sellest, et keegi loobub õigusest elule, sest see on ju kõige fundamentaalsem põhiõigus inimväärikuse kõrval. Ja kui nüüd rääkida sellest, et inimene saaks öelda, et mul on õigus sellest loobuda, siis see tekitaks väga tõsiseid küsimusi selles suhtes, kuivõrd võõrandamatu see ikkagi on. Sest üldiselt me ikkagi mõistame põhiõigusi niimoodi, et inimene ei saa öelda, et ma nüüd sellest konkreetsest põhiõigusest loobun lõplikult. Kirjutan alla sellele, et ma enam mitte kunagi seda teostada ei saa. Aga just seda ju eutanaasia ja pistud endast põhimõtteliselt kujutavad seda allakirjutamist sellele, et ma enam mitte kunagi ei otsusta ise enda elu üle peale seda hetke nüüd. See on, ühesõnaga vägagi küsitav, kas üldse on selline asi võimalik nagu enesemääramise õigus selle kontekstis, et inimene otsustab oma eluõiguse üle. Jah, teine. Ja õigus elule ja õigus surmale, eks ole, neid asju on ka Euroopa see inimõiguste kohus arutanud ju neid küsimusi, eks ole, et kas ja jõudnud sellele seisukohale minu teada, et see õigus elule ei too kaasa õigust surmale. Ja põhiseadused on ju ka riikides sellised, mis ei ole mingid seadused, mida võib lihtsalt ümber muuta, vaid siin on omad kindlad kriteeriumid, mille alusel neid muudetakse ja seal on, eks põhiseadustes on Eestis ja Soomes on see, et õigus elule ja seda hakata muutma kui ühte põhiõigust, siis see ei ole lihtsalt seaduse muutmine, vaid see on üks suur muudatus oleks, loodetavasti ei tule, et seda teemat puudutada. Ja ma tahaks öelda, et see õigus elule on näiteks surmanuhtluse kaotamise loogikas olnud väga tugev argument, et inimesel on õigus elule, isegi kui ta ei vääri seda, ta ikkagi saab selle õiguse. Ja nüüd see täiesti teises ääres on siis see, et et inimesed võiks lasta kõik sinna surma, eks ole, minna. See on väga suur konflikt, aga ma arvan, et ükski õigus ei ole ka absoluutne, nad sünnivad kontekst, nad on omavahelises seoses, et kui patsient tuleb Tiina juurde ja ütleb, et te peate igal juhul minu elu tagama, elu pikendama ja igal juhul ma pean elama, eks ole, edasi, me tõstame ühel hetkel käed eeski üles, ütleb, et me kõik oleme surelikud. Et ka seda tuleb arvestada. Aga mina kristlasena ikkagi tooksin ka selle välja, et meil on elu antud, on selles mõttes antus, ka filosoofilises mõttes antus, et me sellest tõepoolest loobuda ei saa, isegi kui ma loobun elus siin, siis mu elu läheb edasi ka pärast surma. Ja küsime, kuidas ta läheb edasi, eks ole, või kuidas ma sellest surma üldse sisenen, on tegelikult minu valikute maailm. Ja kui inimene sellest aru saab, et kristlikus loogikas vähemalt on elu igavene, siis ka see kannatus ja kui me räägime nendest olukorrasest, et see omandab ka mingi hoopis teise perspektiivi. Ja ma arvan, et jälle antiik maailmast välja tulnud kristlus on andnud täiesti teistsuguse arusaama eluväärtust ka sellepärast, et see on kordumatu ja see on lõputu. Just huvitav on ju see, et selle enesemääramise õiguse kui argumendi kõrval on väga pikalt olnud ka üks argument eugeenika ja geenide parandamine darwinismist alates ja Saksamaal siis selle T4, Aktsion T4 programmiga, mille all tapeti 300 000 inimest, seal hulgas 5000 kuni 8000 puudega last. Just siis puuetega inimesi tapetigi sunniviisiliselt ja vägivallaga ja võeti vanematelt ära. Ja hiljem siis ka võib-olla jällegi kuulsama filosoofi sõnade läbi professor Singer, kes on väga avalikult ja ka tarmukalt argumenteerinud selle poolt, et peaks olema võimalik vanematel 28 päeva jooksul tappa ära oma puudega laps. Eriti just ka Downi sündroomiga laste puhul. Ja tema on öelnud, et me peaks edasi liikuma elu pühaduse eetikalt elu kvaliteedi eetikale, kus siis hinnatakse seda, kuivõrd elu on väärtuslik selle järgi, kui kvaliteetne see elu tulevikus saab olema. Ja kui see tema või kellegi teise hinnangul ei saa olema eriti kvaliteetne, siis ongi õigustatud see lõpetada.
see tegelikult avab väga palju huvitavaid küsimusi, et kuhu see nihe meid võiks viia, kui me hakkame vaatama elu väärtust mitte läbi selle prisma, et elu iseenesest on väärtus, vaid läbi selle prisma, et kui palju on siis sellel inimesel saada elult või kui palju on temal veel pakkuda teistele inimestele. Ja ma arvan, Peter Singer on selles mõttes kõige jutumärgis parim näide sellest, kui keegi oma maailmapildis on täielik utilitarist. Ja utilitarismi ju see põhiseisukoht on see, et hea on see, mis on enamusele või suurimale võimalikule arvule inimestest on kasulik. Ehk siis, kui ühiskonnale mida kasulik, siis läks üksik inimene kannatab. Ja natsid täpselt niimoodi toimisid, eks ole, et kui inimkonnale või natsidele on see kasulik, et siis tegelikult las mingid konkreetsed inimesed lähevad gaasikambrisse. Ja et sellega on ta tegelikult tõmmanud nagu ka ütleme, ta kaotanud vahe ka looma ja inimese vahel. Et seal ei ole ainult nagu inimestes küsimus, vaid et kui tulekahjust on võimalik päästa täiskasvanud ahv või väike beebi, siis ahv on nagu, ta on rohkem IQ-d. Et see on nagu totaalne utilitarismi näide ja ma arvan, et see inimväärikuse kontseptsioon, mis üldiselt läänemaailmas on levinud ja mille peale ehitame ka inimväärikuse ja inimõigused nagu Eesti põhiseaduse ja kõige mõttes, et see ei saa sellist loogikat mitte kunagi kasutada. Utilitarismi järgi meditsiin ei saa töötada. Üks konkreetne patsient nagu väärib täielikku tähelepanu, täielikku teenust kõik ühiskonnas, sõltumata sellest, et ta võib ühiskonnale kahjulik, et kõik teised maksavad selle eest, eks ole. Aga me ütleme, et see on inimväärikuse põhiseisukoht. Nii et mulle tundub, et puht filosoofiliselt, aga praktiliselt ka Singeri järgi minnes me satume väga suurtesse probleemidesse. Ja mis see teeb nagu ühiskonna siseselt, kui eutanaasia ja abistatud enesetapp legaliseeritakse, et see on ka üks asi, mis mul tuli siin kuulates meelde, et kuidas usaldatakse arsti, et ma lähen nagu patsiendi juurde, ütlen tere, ma olen doktor ja ma tulin teid nüüd surmama. Või see, et ma istun ta kõrvale ja küsin, et kuidas ma saan, et räägi, kuidas sa tunned ennast ja kuidas ma saan aidata sind. Ja et kas need haiged julgevad meie juurde tulla, oli ka juttu juba sellest, et see on see ühiskondlik mõju. Aga ma tuleks veel arstina ühe asja juurde, kui tohib sellest praktilise arsti seisukohast, et me nagu arstidena oleme palju mõelnud seda, et mida see tegelikult nagu eetilised küsimused on väga olulised, aga mida see ka praktilise arsti töö juures nagu tähendab. Et kui mõlemi puhul, nii eutanaasiaga abistatud enesetapu puhul on vaja nüüd seda ainet, mis seda giljotiini keegi ei kasuta tänapäeval, eks ole, et me teame, mis ravimeid nagu kasutatakse nendes maades, kus on, aga kui mõelda nüüd seda, et meie farmakad, meie ravimregistrid, ühtegi ravimit maailmas ei ole toodetud ega valmistatud selleks, et näidustusele inimese surmamiseks. Ja meie siis peaksime võtma arstidena ja neid toksilistes annustes manustama teades, et me teeme juba selle vastu, mis seal, ütleme, selle farmakas on kirjutatud ja mida meile ülikoolis on õpetatud, et ei ole ühtegi ravimit. Ja samuti me oleme arstidena nagu seisukohal, et selles eutanaasias osalemine või abistatud enesetapus osalemine, see ei ole mingi meditsiiniline protseduur, see ei ole mingisugune toiming, meditsiiniline toiming, mille suhtes meil on ülikooli kõrgtasemel õpe ja me teame, mida me teeme ja et see ei ole meditsiini kuuluv asi. Ja see on praktiline küsimus ja nüüd, kui neid filme või neid vaadata kus on eutanaasia või abistatud enesetapp sooritatud, siis jäetakse sageli mulje, et kõik on väga ilus, ümber on kõik omaksed, ilus muusika ja üks süstlapiste ja aine ja nii edasi. Ei ole see tegelik elu alati nii. Me teame, et kuni üle 10% isegi on igasuguseid komplikatsioone.
ja ka seal Kanadas, kui ma lugesin seal, et mismoodi neid arste ka mingil määral nagu koolitatakse neid protseduure tegema, siis nad üritavad ümber õppida, et mitte enam veeni ei süstita seda, kuna need on sageli väga haiged või vanad, kellel on väga raske neid veene leida, või on onkoloogilised haiged, kellel on veresooned juba nii ära kasutatud, et et see läheb mööda, see ravim, et ei lähe soonde, et hakatakse luusse süstima neid ja igasuguseid muid selliseid tempusi tegema, selleks, et osa inimesi lihtsalt selle annusega või selle meetodiga nad ei vaibugi seal unne ja selle järgselt lõpetatakse südametegevus ja hingamine, et see Kanadas, kuidas see tehakse, on siis esimesena on rahusti, midazolam, siis teisena on lidokaiin, mis veresoonde süstitakse selleks, et veresoon muidu on valus, kui propofoli panna, mis on siis anesteetikum. Ja siis on, et pärast seda lidokaiini on propofol ja selle järgselt on siis rekoorium, mis lõpetab südame ja hingamistegevuse. Aga neid inimese tapmist ei õpeta ükski arstiteaduskond ja see ei kuulu nagu meie arstieetika juurde ja medõdedel on samuti eetika ja meil on palju neid võimalusi, kuidas me saame tänapäeval aidata ja siinkohal ma tahaks ka seda öelda, et asi, mida Eestis ma tean, et väga palju ei ole kasutatud, aga Soomes, eriti kui ma nüüd töötan seal eriarsti tasemel palliatiivses ravis, siis me kasutame palju palliatiivset sedatsiooni. Nendel haigetel, kellel on tõesti väga rasked elulõpud, just nende haiguste tõttu, mis nad põevad, aga see on väga minimaalne hulk kõigist surijatest, aga ka neid inimesi peab aitama, et nad ei tahaks kuskile mujale, Šveitsi või kuskile mujale minna, et neid peab aitama ja me oskame neid aidata ja me oleme kogu aeg seda asja nagu õppinud juurde, kogemust saanud ja et ma mäletan ka, et onkoloogina mul tuli üks naine, kes oli nii-öelda, kelles öeldes täis vähki ja suur kõht vett täis ja nii edasi ja ütles ka peaaegu kohe toolile istudes, et mul on lapsed maksnud juba Šveitsi need kõik piletid ja süsteemid ära, et ma tulin veel siia korraks ja siis, kui me nagu rääkisime, mida kõike on võimalik teha, need lapsed, 2 last elasid välismaal ja ema elas Soomes ja see asi oli nagu sealt korraldatud ja kui me rääkisin ära, et meil on hospiits, meil on ravi, meil on võimalik see vedelik võtta nõelaga kõhust välja, see ei ole valulik protseduur, siis on lihtsam, kergem olla ja sind ei jäeta üksi ega midagi ja see kohe õnneks oli koht ka seal hospiitsis, ta soostus minema proovima, ta läks sinna ja ta ei tahtnudki sealt enam oma kodumaalt ära minna ja ta vaikselt suri seal ilusti. Et me peaks nagu selleni jõudma, Soomes on väga hästi arenenud palliatiivne ravi, aga ega seal ei ole ka kõik absoluutselt korras ja samuti on Eestis ka arenguruumi. Et me peaks nagu seda nagu rõhutama, et meil on võimalik neid inimesi õieti aidata, nad ei pea kuskile minema. Ja see, kui nüüd kuulasin ka selle, mis nüüd oli hiljuti siin, see juhus selle gaasipalloonidega ja see saade, Impulsi saade, kus ma ise ka olin, aga et seal kõlas nagu väga palju see minu kõrvu väga valusalt, et inimestel on valud. No tähendab, meil on tänapäeva meditsiinis võimalik valud kupeerida. Ja ütleme ka mitte 100%, aga enamus, suurem osa ja kõik ei ole ainult meditsiiniline, sageli aitab ka see, kui ollakse kõrval ja kui hoolitakse ja ei pea siis otsima neid alternatiivseid variante, et saada nendest oma kannatustele abi. Tohib, ma räägin ka ühe loo. Ja see on väga isiklik, aga ma tean, et ma tohin seda rääkida, et
minu onupoeg suri suhteliselt noorelt ja suri vähki ja ma läksin teda tema sünnipäeval veel hospiitsis vaatama ja nii me olimegi ja mu tädi Daisy Remmel, kellest ma just rääkisin, kes on selle põetuse, surijate põetuse spetsialist, oli ka seal, me olime kolmekesi. Ja mu onupoeg oli oma elu väga lõpus ja tal aeg-ajalt tulid valud. Ja ta oli poodis pikali, ta ei saanud isegi enam rääkida, aga need valud oli näha, nagu et ta grimass ja kõik niimoodi. Ja siis ma vaatan, et mu tädi tõuseb üles, läheb tema juurde, paneb oma käed tema ümber, tõstab ta nagu väikese beebi siia niimoodi enda rinnanajale, hoiab teda natukene ja valud lähevad ära. Ja paneb ta uuesti sinna voodi peale tagasi. Ja seal, kui ma vaatan nagu seda lihtsalt ja mõtlen, näed, et ime küll. Aga siis tuleb jälle valu. Ja jälle tädi Daisy tõuseb ja võtab ta niimoodi enda juurde. Ja jälle läheb valu ära. Ja kolmas kord ja neljas kord. Ja siis mõtlen, kuule tädi Daisy, kuidas sa seda teed? Ja tema ütleb, et siin ei ole mitte midagi imelikku, sellepärast, et üks suri on nagu väike beebi. Kui väikse beebil on kõhuvalu või mis iganes on, sa võtad ta sülle ja tema ajuhormoonid annavad tegelikult talle rahusti. Ta tunneb ennast lõvestatuna ja ta rahuneb. Mitte kõikidel juhtudel, aga väga paljudel juhtudel. Minu ema, kes suri vähki, ütles, et enne seda, et alati, kui mul tuleb valu, ma kutsun, et mees, minu isa, eks ole, tuleb sinna, isa on pastor mul, oli. Isa palvetab ja ütles, et alati läks valu ära. Kas siis Jumal iga kord nagu puudutas ja tegi terveks? See on sama see protsess, et keegi hoolib, keegi võtab sind enda hoole alla ja tegelikult inimene tunneb, et tal need olud kaovad. See valu on psühholoogiline, valu on ju signaal, valu on sõnumitooja, valu ei ole nagu iseenesest nagu veel puhtalt ainult füüsiline nähtus. Ja mida ma tahan nüüd edasi öelda siit, et Eestis on ka Eluringi keskus Tartus, kristlik hoolekodu, ütleme siis, ja seal on ka surijad patsiendid, põhimõtteliselt toimib nagu hospiitsi tasandil ka, eks ole, meditsiiniline abi on seal ka. Seal oli ma just hiljuti küsisin selle juhataja käest, kas teil on keegi, kes on soovinud eutanaasiat? Mitte keegi. Kõik ütlevad, ma olen nagu paradiisis maa peal siin. Sellepärast, et see kristlik hoolekanne, just see sama embus, hoolitsus, palved, kõik see tegelikult aitab ja seda on tehtud mujal ka, Saksamaal on niimoodi, on statistika, et kõikidest teistes institutsioonis on kuskil nagu mingi väike protsent on seal, kes soovivad eutanaasiat ja võt 2 hospiitsis mitte keegi ei taha seda. Miks ei taha? Kristlikud hoolekanded olid seal ja inimesed tunnevad ennast nagu kuskil, ma ei tea, spa-keskuses, eks ole, et sinu eest hoolitseda, sulle antakse kõik ette ja see surm ei ole nagu fataalne nende inimeste jooks, või nad tunnevad, nende väärikus on seal, nad on hoolitsetud ja nad saavad selle, mida nad vajavad tegelikult. Ja siit võiks veel väga palju rääkida, aga ma tahan nagu öelda, et inimene on üks tervik ja see ongi meditsiini täna tervise definitsioon, ütleb ka see, et me oleme tegelikult üks tervik. Ja inimene vajab sellist terviklikku hoolekannet ka oma elu lõpul, nii nagu väike laps, nii nagu ka see. Ma olen sama meelt, et ja muidugi medõed ja on eriti spetsialistid selle mittemedicamentoosse valuravi suhtes, aga muidugi onkoloogina ma ütlen seda, et on ka bioloogiline ikkagi valu olemas ja siin aitab väga palju minu kogemuse, aastakümnete kogemus see, et kui sa räägid haigega ja selgitad, mis on põhjus ja miks on näiteks neid ravimid vaja võtta, mida sageli kodus jäetakse võtmata, nii nagu arst on kirjutanud. Ja sellepärast tänapäeval meil on ju ideaalsed võimalused, meil on arvutist võimalik näidata, haige ütleb, et tal on paremal küljes valud, me vaatame pildi pealt, et maks on nii-öelda täis, metastaase, maksakapsel välja venitatud, sellest tuleb valu, see on bioloogiline, see on füüsiline ja selleks meil on ravimid olemas ja ole hea inimene, võta regulaarselt ja ma helistan sulle homme või ülehomme ja räägid, kuidas on aidanud. Ja kui ei ole, siis mõtleme uued vahendid ja loomulikult kõik see mittemedikamentoosne, mida nüüd ka Meego rääkis ja seal on palju muid ka muidugi meetodeid, mida õed valdavad väga hästi, külmad ja kuumad ja asendid ja nii muusika ja kõik ja sellele lisaks, mis Meego rääkis, millega me saame leevendada seda valu ja kannatust.
Ja võib-olla ma tahan ka täpsustada, et ma ei ole kuidagi, et ma ei ütle, et talu ei ole füsioloogilise aluse ja niimoodi kõik, aga ma tahan öelda, et inimene on nagu rohkem kui see bioloogia pool, eks ole, ja seal on see sotsiaalne armastus, lõpuks nagu armastus on nagu see, mis ikkagi inimese teeb inimeseks esmalt ja annab meile tähenduse ka nagu ka nendes olukordades, kus meditsiiniliselt võib-olla midagi teha ei saa. Ja selles mõttes ka valu vaigistamine on ikkagi täna must be nii-öelda, et me ei tapa inimesega, me vaigistame igal juhul nagu seda valu, sest see on inimväärikuse küsimus, me aitame teda, halastame teda. Aga nüüd mulle tuli meelde praegult see hea kolleeg mul, kes töötab momendil Kanadas ise hospice'is ja ta ütles ka, et suurem osa nendest, kes paluvad eutanaasiat või abistatud enesetappu Kanadas, et nendel on sügavad eksistentsiaalsed küsimused ja probleemid ja raskused. Ja kui mõelda, et selle otsuse Kanadas teeb arst, kes ei pruugi tunda seda patsienti varasemast, tekib mul väga suur küsimärk, kuidas suudab ta teda eksistentiaalselt ja psühholoogiliselt ja niimoodi toetada, et tal ei oleks vaja sellist radikaalset nõuet või soovi esitada, et lasta ennast ära tappa. No ma nimetasin seda, et ma töötasin kurdistunutega ja see oli väga tavaline, et inimene, kes kaotas kuulmise, tegelikult puhtalt psühholoogiliselt või psühhofüsioloogiliselt isegi me võime öelda, et inimene kaotab 80% oma emotsioonidest, kui ta enam ei kuule. Sest me võtame nii palju vastu, hääletoon, linnulaul, kõik tuulepuhangud, kõik muusika, rääkima sellest, et see kõik on nagu loob meid emotsionaalselt või laeb meid ka emotsionaalselt ja kui inimene korraga on nagu selles, ja mitte ainult vaikuse, vaid teilt undamise või sellise tohutu müra maailm, mis tema kõrvas on, eks ole, et see on nagu selline, et mul oli see üsna tavaline, et inimene ütles, ma ei taha enam elada, aga ma sain temaga iga nädal kokku, me rääkisime jälle sellest, et see kõik ei jää niimoodi, sa õpid elama, eks ole, me õpime uuesti suhtlema, ta on ära lõigatud maailmast ka. Ja ma olen näinud seda, kuidas see depressioon, see on mõnes mõttes nagu traumajärgne depressioon tegelikult sellisel juhul ka, aga see depressioon on pikemas plaanis ravitav. Et see ei juhtu kohe niimoodi üleöö, eks me ei saa inimest nagu korda, aga ma saan, et me õpime kompenseerima mingeid asju ja me õpime neid uusi oskusi, mis on tegelikult elus ja selles inimväärikuses vajalikud. Ja kui ma nüüd selles eutanaasia vallas nagu olen ka siin ka arstidega konsulteerinud, isegi psühhiaatritega, et kas depressioon on ravitav? Jah, on depressioon ravitav, see võtab kaua aega, aga see on põhimõtteliselt ravitav, eks ole. Et me oleme väga libedal jääl, kui me inimese surmasoovile tuleme kohe vastu. Sest sotsioloogia ütleb jälle, eks ole, et tegelikult enamus inimesi, kes sooritab enesetapp, on tegelikult depressiivses seisundis, eks ole, nad ei taha elada, sellepärast neil on niisugune halb elu, nad ei taha siis nimelt surra tingimata, aga nad ei taha enam niimoodi elada, nagu nad praegu sel hetkel tunnevad. Ja me ei lase neil lihtsalt niimoodi minna. Ja siin on Kübler-Ross, kellest võiks ka pikalt rääkida veel kõik, kes on nagu seda uurinud, et inimene käib faasid läbi ja tegelikult selles depressioonifaasis võib-olla ta tahab surra, aga kui tema kõrval olla, teda toetada, teda aidata, eks ole, siis ühel hetkel ta aktsepteerib seda, mis on ja ta pigem muutub tänulikuks isegi oma elu suhtes. Aga seoses nende tuleviku väljavaadetega ja võimalustega, mis me saame või mis me peame tegema, tekib küsimus tegelikult, et Euroopas, kus meil on vananev elanikkond, siis kas teie arvates on üldse välditav selline olukord, kus ühel hetkel on neid inimesi, kes vajavad seda abi ja hoolt nii palju rohkem kui neid, kes saavad seda abi ja hoolt pakkuda. Võib-olla selle nagu tasakaalu puudumise tõttu juba riigid järeldavad, et olgu me ei saa kuidagi vältida seda olukorda, kus me peame eutanaasia legaliseerima või vähemalt lõpetama ära selle riikliku toetamise palliatiivravile, sest lihtsalt ei ole enam neid ressursse. Kas te arvate, et tegelikult välditav selline olukord, kus riigid otsustavad, et paratamatu on see, et tuleb legaliseerida? Arvan, et on välditav. Ja kuidas? No palliatiivse ravi edendamisega ja ikkagi inimlikkuse säilitamisega selle planeedil. Inimese ligimise armastuse säilitamisega, inimese säilitamisega, inimesväärikuse säilitamisega ja
palliatiivse ravi ja terminaalravi arendamisega. Tiina kindlasti oskab seda öelda ja võib-olla ma eksin, aga ma ütlen, et palliatiivravi iseenesest ei ole sugugi nii kallis, kui on, ütleme siis terapeutiline ravi või mingi, et kui neid kaalukaussidele panna, siis on seda hoolekannet on nagu rahalises mõttes ka odavam võimaldada, kui siis ütleme mingisugused väga kirurgised ja mida me kõik, eks ole, mõtleme. Aga ma tahaks nagu ühe aspekti veel ja see on ka selline üldfilosoofiline, et me elame ka seesama läänemaailm või Euroopa või eks ole, vananev Euroopa, me elame äärmiselt heaolu ühiskonnas. Ja ma alles käisin siin Afrikas ja kui sealt tulla, siis tegelikult sa saad aru, kui sellises heas maailmas me siin oleme kõik. Ja nüüd meie heaolu ei pruugi olla viimne väärtus. Seda üks majandusteadlane Amitai Etzioni on ühes oma raamatus Happiness is a wrong matrix väga hästi välja toonud. Et see lääne, tema natukene isegi kritiseerib Ameerikat, aga vahet väga ei ole. Et kui me tahame olla õnnelikud ja me ütleme, et õnnelikkus on viimne nagu väärtus, mille nimel me elame ja siis me ütleme, et laseme kõik vanad ära surra ja siis oleme õnnelikumad siin ja raha rohkem ja nii edasi. Aga et kui ta toob sellise näite, et kui mul on valida, et kas ma lähen õhtul kontserdile ja olen õnnelik, sest see on nagu nauditav, või ma lähen haiglasse oma surijat venda vaatama. Siis ma tean väga hästi, et see õnnelikkus ei ole viimne suurus, mille nimel ma elan. Et ma lähen haiglasse oma surijat venda vaatama. Ja see on see, mida ma pean tegema. Minu moraali sund on tegelikult suurem kui see, et ma oleksin heaolus ja õnnelikkuses ja nii edasi. Ja ma arvan, et kui isegi Euroopa vananeb, siis võib-olla see noorem Euroopa või see noorem põlvkond peab midagi oma heaolust kokku tõmbama, et minna oma surijat venda vaatama. Ja ütleme, meditsiiniliselt tuleb veel see meelde, et üleravimist on väga palju. Et kui sealt nagu ka tulevad need nii-öelda säästud, et jaksata seda suurenevat vanurite arvu nagu ravida hästi edasi, siis ja arvestades, et tõesti nagu teame, palliatiivne ravi ei ole nii kallis kui kõik muu emod ja kiirabid ja kõik, et siis ei ole see ka nagu probleemiks, et ei pea selle pärast muretsema. Aga võib-olla meil ongi siis kohane liikuda ka nooremal põlvkonnal rohkem sellelt kuidagi mõistete süsteemilt, kus me mõtleme anda oma õiguste läbi, liikuda sinna, kus me mõtleksime rohkem oma kohustuste peale samamoodi. Paratamatult meil tekib see olukord, kus me peame mõtlema, millised on meie kohustused vanema põlvkonna ees, kuna meid on vähem. Ja inimesed peavad võtma rohkem vastutust ka oma pereliikmete hooldamise eest. Aga kui ma siin tohi ka kommentaari, et kui me ütleme, et see kohus on ainult peab, siis tegelikult see nagu mingi sunnimehhanism, aga kui me suudame elada olevaks selliselt armastavad suhted, et vanemad, kes on armastanud oma lapsi siia olevaks ja arendavad välja sellised suhted, kus oleks õnnelikud ühes koos ja kui need vanemad saavad vanaks, siis need lapsed tunnevad nagu au kohust oma vanemate eest või siis selle vanema põlvkonna eest hoolitseda. Et ma arvan, et siin on veel alloovusena nagu see, et kas me suudame elada seda usku, seda lootust, seda armastust olevaks nendes olemasolevas suhed, mis täna ja praegu on. Ja siis, kui me oleme eksistentsiaalsetes kriisides, siis tegelikult see sünnib nagu loomulikult ka. Teie mõlema jutust siin lõpus hakkas kõlama see, et see on sügavalt ka eksistentsiaalne kriis, mis kannustab inimesi otsustama sooritada eutanaasiat. Ja selle valguses me tahtsime küsida, et mis mõte võib olla kannatusel ja sellepärast, et eutanaasia legaliseerimise üks peamisi motiive on see, et me vabastame kannatava inimese kannatustest. Ja kui tohib, ma oleksin ühe lõigu Viktor Frankli teosest ja siiski tahta elada, kus ta ütleb, et mõttekas elu ei ole ainult õine elu, mis annab võimaluse luua väärtusi loomingu kaudu, ja mõttekas ei ole ainult nautiv elu, mis annab võimaluse teostada end ilu, kunsti või loodust kogedes.
mõte säilitabki elu, mis nagu näiteks koonduslaagris annab vaevalt veel võimaluse luua väärtusi loome või kogemuse kaudu. Pigem jääb ainult võimalus elada elu mõttekalt niiviisi, et inimene võtab hoiaku peale sunnitud olude piiratuse vastu. Temalt on võetud nii loov kui ka nautiv elu, aga mõttekas ei ole ainult mitte loov või nautiv elu, vaid kui üldse on elul mõte, siis peab mõte olema ka kannatusel. Ja mis mõtteid teis see tsitaat tekitab? Professionaalsed mõtted. Kannatus, ma nagu tahaks kõik teha ja oma töömeeskonda lülitada sellesse tegevusse, et need kannatused saaksid vähemalt leevendatud ja ma usun, et see on mingi osa kindlasti võimalik. Kõiki kannatusi ei ole võimalik ära võtta, aga väga palju on ja väga palju on selliseid väärarusaamisi inimestel, mis panevad neid kannatama, kui nad ei tea asju, kui nad ei tea võib-olla oma haiguse kohta kõiki, kui nad ei tea võib-olla võimaluste kohta kõiki, nad ei tea võib-olla, mida on võimalik teha, et minu meelest see, et me ei hülga meedikutena haiget on nagu oluline kannatuste leevendaja ja et me konkreetselt oleme huvitatud, et me vaatame silma, et me võtame selle aja selgitada ja kuulata ja teinekord korduvalt seda teha. Meie piiratud ja järjest kokkutõmbava meditsiini ja väheneva meedikute arvu juures see tundub võib-olla teinekord selline, et kas see on realistlik, aga ma arvan, et ja ma oma kogemusest tean, et see on võimalik, sest tegelikult neid väga kannatavaid inimesi siiski on selle võrra, et me võime teinekord arstina, nagu mina olen teinud, ma võin teinekord venida nii, et ma olen oma tööaja pikemalt või ma lähen seda haiget koju vaatama rohkem, kui mul nõuab. Et see on tegelikult nii vähe, et me niikuinii ma olen sellisel arvamusel, et meie elu on kokkuvõttes nagu lühike. Aga ka see aeg, mida me saame nende kõige haavatumate, kõige nagu kannatanutamate jaoks teha, me tuleb kõik teha selleks ja ma olen üritanud oma ametis seda nagu teha ja minule toob see seda meelde, et ma tahan oma professiooni raames ja ma tean, et minu professioon oskamine on ka piiratud, kuigi siin on aastakümneid ja koolitusi kui palju, aga on telefon, on võimalus, et me ei ole džunglis, me võime helistada kolleegidele, küsida, et natukene tulla nagu välja sellest oma mugavusest tsoonist, oma kella vaatamisest, oma piiridest lähima inimese heaks. Ja sel ajal, kui ma nagu esimehena töötasin juhina, siis ma nagu ka oma meeskonda nagu selleks mobiliseerisin ja ütlesin, et selle haige jaoks nüüd on vaja eriliselt pöörduda ja siis tõmbame jälle tagasi ja teed hiljem need tunnid, kui nüüd teed nagu ületunde ja nii edasi. Et ma arvan, et meil ikkagi on võimalik neid vahendeid kasutada ja ma ei näe, et see kannatus kuidagi kirgastaks seda minu haiget seal. Et mina pean nagu ameti poolest ja inimesena tegema kõik, mis minu võimuses ja oskuste ja kogemuse nagu põhjal on. Aga Huxley heauues ilmas näiteks jõuti selleni, et kannatus likvideeriti täielikult ära ja seal oligi selline praktika, et 60. eluaasta kukkudes tabas inimesi müstiline seniilsus, mille tõttu kõik hakkasid kuidagi järsku täpselt minuti pealt surema ja see tehti neile võimalikuks niimoodi, et nad ei talunud mitte sekundikski mingit valu, sest oli nii efektiivne kõik need meetodid, millega seda sai likvideerida. Ja samas selle teose lõpus on väga huvitav dialoog, kus arutatakse sellele, et kas kannatusel ka nii elu jooksul kui ka elu lõpus peaks siiski olema mingi roll ja et võib-olla see siiski annab inimesele nagu mingi väärtuse. Ja sellele arutas ka näiteks Viktor Frankl just koonduslaagri kogemusega seoses. Et tema hinnangul suutsid ellu jääda ja enesetapist loobuda ainult need vangid, kes nägid ka sellel kannatusel seal laagris mingit mõtet. Kas see kannatuse nullini viimine on hea või peaks seda siiski ikkagi mingil määral väärtustama ja aitama leida just nimelt sellel mõtet?
ma lühidalt ütlen ainult seda, et nagu sellega, mis ma nüüd rääkisin, ma mõtlesin seda elu lõpu, seda kannatust, mis on selle haiguse ja sellega seoses. Mis nüüd kogu elu pikkusega seostub, seda ma isiklikult arvan nii, et me ei pääse keegi ilma kannatusteta, väiksemate või suuremate kannatusteta ja nendel on oma roll meie elus, meie kasvatamisel ja inimesena olemisel, et me mõistaksime üldse teisi inimesi. Et me ei lähe kogu aeg punaste vaipade ja pilvede peal, et meil on neid ja need annavad meile tegelikult selle perspektiive. Ma arvan ka, et ma oleks palju teistsugusem arst, kui ma ei oleks nõukogude ajal käinud läbi neid nii-öelda kannatusi, mida ma kristliku arstina tundsin siin Eestimaal. Et ma, see kasvatas mind rohkem kui mingid kursused või midagi muud. Ja see on nii suur ja sügav ja lai teema, aga et ma olen nagu väga nõus Tiinaga selles mõttes kohe, et me ei peaks õilistama kannatust või heroiseerima seda või kuidagi, et see ongi see, mida me tahame ja kristlasi ja kristlust on vahel ka süüdistud, et teie see ideaalpilt on see krutsifiksil, eks ole, valu ja kannatav kristlane või Kristus, eks ole, et teie kogu nagu seda viite esile. Aga mis on ju kristluse sõnum läbi selle sama ristigi, et Kristus võtab meie valu ja meie kannatuse enda peale, et meid päästa sellest kõigest, eks ole, kas või igavikulises mõttes ja surija inimene nagu on, aga et tuleks veel üks filosoof, Frankl väga nõus nagu, et selle kannatuse mõtestamise, selle kannatuse tähenduse me saame endal ise mõtestada, nagu Frankl tegelikult seda ikkagi, et ma annan selle tähenduse sellele, aga see sõltub nagu väga nüüd sellest maailmapildist, mis inimesel on või suhetest ka, mis tal on, et kas ta tunneb veel nagu seda mõtet või et keegi hooli minust nagu nii, et mis me siis siin kannatan anname, eks ole, Ukraina praegu sõjavangis ka olevad inimesed, ma olles Ukrainas ühe inimesega vestlesin, kes on ise lahingus ja niimoodi, et ütleb, et ainult selle pärast ma jaksan nagu olla seal, et ma tean, et mul on armastavad inimesed kodus. Et ainult selle nimel nagu, et kui mul neid enam ei oleks, osad inimesed abielud läheb puruks ja kõik ja annavad otsad nagu, et nad ei näe enam mõtet selle kõigel. Aga ma tahaks teise filosoofi juurde tulla, see on Ludwig Wittgenstein, suur kuulus filosoof, eks ole, kes ütleb niimoodi, et ainult läbi valu me saame aru, et teine inimene on ka inimene ja ta vajab empaatsust, tähelepanu, hoolimist, armastust, kõike seda. Ja selle üle võib vaielda, et kas ei ole ühtegi teist meetodit, nagu et me õpime empaatsust, aga kollektiivse kehandina, inimsusena või inimkonnana me seda teeme tegelikult. Kui emal ka väike beebi nutab, eks ole, siis see ema armastus ongi see, et ta panustab nagu sellesse. Kui kõik see valu nagu ära võtta, et ma ei tea, äkki ma oleksin niisugused tundetud olendid, eks ole, kes siis, et ma ei taha jälle kuidagi heroiseerida või õilistada kannatust, aga kannatuse leevendamine on tegelikult empaatsuse väljendus ja Jumal ise näitab Kristuse näitel ka seda, et ma võtan selle enda peale, sinu valu võtan enda peale, ma kannan seda sinu eest. Ja siis ta ütleb, et mine tee sina annad samuti sellele poolsurnu inimese osas. Et ma tahaks öelda, et võib-olla selles maailmas niisugune eksistentsiaalne olukord, nagu meil on, et me kannatust välistada elust ei saa, iga inimese valu on valu, iga inimese kannatus on kannatus. Me ei saa öelda, et ühel oli suurem või väiksem, sest igaüks kogeb seda oma nahal, eks ole. Aga mida me saame öelda, et me saame õppida sellest, et inimene vajab hoolimist, inimene vajab armastust, olgu ta siis elu algus, elu keskel, elu lõpus. Ja Jumal ise, kes on meid loonud, on samamoodi elanud meie heaks, teinud kõik selleks, et me ei peaks nii palju kannatama. Jah, me loodame kindlasti, et siit ei jää kõlama, et kuidagi masohistlikult tahaks, et inimesed kannataks. Ei, kindlasti mitte, aga see oli väga huvitav mõte, mis te välja tõite, et ka kannatuse ja valu täielikul puudumisel võetakse meilt ka mingil määral võimalus ära ligimise armastuseks. Jah. Aga ma arvan, et see on väga ilus koht, kust lõpetada ja me oleme teile väga tänulik, ma arvan, et me saime väga palju targemaks. Aitäh! Aitäh kutsumast!